Namaste. Tule võta ennast rististesse, kui see on sinu jaoks mugav. Alati, kui me alustame rististesse, võid alati istuda kande peale, kui see on sinu põlvede jaoks mugav. Me teeme täna läbi lühikese vinyasa sessiooni. Katsun seda hoida nii 15 minuti sees, kui sul ei ole rohkem aega, aga sa tahad midagi head enda jaoks teha, et siis see on see praktika. Käime läbi sinu selgroo, kõik erinevad liikumisplaanid ehk et pööramine külgede peale, luua pikkust, natukene puusad, natukene ülakeha ehk et 15 minutit katsun sinna kompaktselt sisse panna kõike kasulikku. Aga tule alusta hetkeks siiski lihtsalt istudes, lastes endal käed põlvede peale, lase silmad hetkeks kinni ja tule, lase oma hingamine alakõhtu. Esialgu jälle me midagi ei muuda oma hingamises, vaid kui sa alustad, siis sa tahad lihtsalt tunnetada, mis on see rütm, milles sa hetkel oled. Mis on see, kuidas su keha ennast tunneb. Et rahulikult tunnetada istumiskondid oma matil, tunne, kuidas selgroog on sirge ja tunne, kuidas sa õlad lõdvestad, näolihased lõdvestad. Ja siis vaikselt hakkad tooma oma tähelepanu natukene rohkem selle peale, et su hingamine, väljahingamine on pikk ja rahulik ja et sa hingad kindlasti kõhuga. Tunned, kuidas nabapunkt liigub selgroost eemale, kui sa hingad sisse ja tunned, kuidas naba liigub selgroo poole, kui sa hingad välja. Kui sa tead ujjayi hingamist, siis kerge ujjayi hingamine. Ja kui see on sinu jaoks võõras või sa oled alles uus oma praktikas, et siis aeg-ajalt tule ujjayi hingamise juurde tagasi, muidu hingad läbi nina, aga tunned, kuidas hingamine on kõhus. Ja tule libista siit oma käed, võta oma pahkluudest kinni, sisse hingates lükkad endal rindasid ette selliselt ja välja hingates lased ennast veidikene taha vajuda. Mõned korrad viid oma hingamise ja liikumise sünkrooni, rütmi. Sisse hingamine rohkem rindkere ja välja hingamine tunned, kuidas naba liigub selgru poole ja nabapunkt aktiviseerub. Ja ära järgi või jälgi minu liikumist, vaid lase kas või siin uuesti silmad kinni, et sa tunnetad jälle ära oma rütmi. Sisse hingamine avab rindkere ja välja hingamine. Lased ennast taha vajuda selga kööru. Ja hästi tule hinga sisse. Rinna sisse ja hoia hetkeks hinge kinni. Tõmba endal naba selgru poole üles, lase endal õlad alla, vajuda lõug natukene rinna poole, rinnaluud tõuseb üles lõua poole. Ja siis pikalt rahulikult välja. Lased endal hingamisel liikuda alla õhtu uuesti. Siis tuleme käte põlvede peale ja lase endal välja hingates liikuda istumine kandade peale ja sirutad käed ette otsa ja see on vastu matti. Ja nüüd lihtne liikumine siit jälle sisse hingates 4 käpukile, tõstad endal rindkere liigub ülesse, istmikukondid liiguvad ülesse ja siis välja hingates ajad endal selga samamoodi küüru ja istumine liigub kandade peale tagasi. Ehk et mõned korrad rahulikult sellised sisse hingamine ette, istumiskondid üles, sabaluud mööda selga alla ja välja hingates. Ja jälle ära järgi minu liikumise rütmi, vaid ikka iseenda liikumine, iseenda hingamise järgi. Ja vaata, et see liikumine oleks selline mõnus ja sujuv. Ja tubli. Järgmine kord, kui sa tuled 4 käpukile, kui rind liigub ette, siis varbad keeravad ennast alla ja välja hingates tood endal puusad üles, põlved võivad jääda kõverasse, alla vaatavasse kohe. Ja siis liigud siit sisse hingates, tood uuesti põlved rahulikult alla ja välja hingates keerad varbad mati selgeks ja istumine liigub kandade peale. Mõned korrad sellised ja võta jälle just kui aegluubis sisse hingamine.
välja hingamine, selgroog venib võib-olla aegamisi, hakkad lükkama ka põlvi sirgemaks, et saavad reied tagant venida ja sisse hingates põlved liiguvad uuesti alla ja välja hingates selga küürunaba punkt aktiivne istumine liigub kandade peale. Ja jälle oma rütmis 2-3 korda veel. Ja siis järgmine kord, kui sa oled alla vaatavas koeras, jää sinna hetkeks pidama, vaatame oma joondumist siin, vaatame jalad, astume täpselt, nad oleks sul puusade laiuselt ja natukene vaata, et kannad on väljapoole ja varvad kergelt sissepoole, mitte palju, aga natukene. Tunne, kuidas sul sõrmed on matil harali, ehk et sa kasutad kogu käepinda, surud kõik oma nukid võrdselt vastu matti ja eriti oma käelaba sisemine pool, ehk et pöidla ja nimetissõrme vaheline osa surub tugevalt vastu matti. Õlad liiguvad üksteisest eemale, pea lased alla rippu ja nagu näed, mul on endiselt põlved siin kõverad. Lasen natukene oma rohkem fookust seljale, et mu selg oleks sirge. Vaikselt võid hakata siit põlvi lükkama sirgeks, aga see ei ole primaarne. Primaarne on see, et sa tunned, või peamine on see, et sa tunned, et su selgroog, alaselg, sirge pea liigub alla. Sügav rahulik hingamine siin. Ja siis tule uuesti, võta põlved alla. Tule võta istumine kandade peale. Vaata siit mati etteotsa käte vahele ja tule tuua endal kõht ette, nüüd küünarnukid jäävad vaata siin mul viisi külgede peale ja ma tulen toon endal kõhu alla vastu matti, sisse hingates. Shalabhasana, rind liigub ülesse, jalad liiguvad ülesse, abalud liiguvad mööda selga alla, ma olen oma varbad kõik harad ja lükkan pöida endast eemale, võtan reielihased töösse ja seljalihas on see, mis siin töötab, kõhulihas on ka kergelt aktiivne. Pikk rahulik hingamine endiselt. Ja siis tule võtta pöiad alla, tule võtta käed kummalegi poole, õlgad alla ja sisse hingates tule tõsta rindkere üles nii kõrgele, kui on sinu jaoks mugav. Võib-olla sinu kobra on siin all madalal ja võib-olla ta liigub natukene kõrgemale. Sisse hingates neile käpukele, tule võtta lapse asend. Ja siis tuleme nelja käpukele, keerad varbed alla vaatavasse koera. Siin on liigub välja. Pea alla lippu. Ja nüüd vaata, kas sinu jaoks on mugav tõsta parem jalg ülesse ja astuda ta välja hingates mati etteotsa. Kui see on natukene raske, siis tule võtta põlved alla ja astu siit oma parem jalg mati etteotsa. Vaata esimesele all põlv ja kand kohakuti, tagumine põlv vastu matti. Jätab vasak käsi õla alla, tule võtta parem käsi ülesse, hinga sisse. Ahvad rindker. Välja hingates tood käed alla. Võtad sisse hingates ja tuled tood ennast ülesse. Sabakont liigub alla ja välja hingates. Lased ennast natukene sügavamale, sõrmed liiguvad ülesse, tagumine jalg. Või pöid surub ennast vastu matti. Ja siis võta parem käsi vastu paremat reid. Sisse hingamine sirutab ja välja hingates lase ennast natukene vajuda paremale poole, nii et vasak külg venib. Jälle mu kõhulihas on töös, sabakont liigub alla. Ja siis sisse hingates tagasi üles ja ma tulen toon oma parema küünarnuki, vasaku küünarnuki väljapoole paremat põlve. Ennast tuli, siis sa näed paremalt. Võtad küünarnuki vastu põlve, alakõht on töös, biopesad tulevad kokku, surud biopesa üksteise vastu, alud liiguvad mööda selga alla. Paar hingamist, pulgud sisse välja. Võta käed uuesti kummalegi poole, keera tagumised varbad alla, võta tagumid põlv mati pealt üles, tunne jalad on sirged. Või tugevalt tööstab, mõni jalg on sirge, võtab käed mati pealt lahti, sirutab rinda ette, see vajab jälle natukene kõhulihase tugevust. Kõhulihas on töös, sisse hingates üles ja välja hingates. Lased ennast natukene sügavamale, hoia paar hingamist siin. Sügavalt sisse, hingad rahulikult välja.
ja siis välja hingates käed tulevad alla, astud ennast tagasi alla vaatavasse koera hiie. See pea alla rippu. Võta põlved alla ja siis keeled varvad sirjeks matilt, tuled tood endal kõhu alla mati peale, nii võtame jälle Shalabhasana kõigepealt, käed kummalegi poole. Varbad hääl harali. Ja nüüd käed jäävad siia või siis enne taga sõrmsjõngus. Natuke sügavam venitus õlgadele. Ja välja hingates alla. Tuled tagasi. Ja oled tagasi alla vaatavas koeras. Sama asi vasaku poolega, ehk et kas sa võtad vasaku jala ülesse ja astute siin mati ette otsa. Või alati aitab siin, kui sa tuled kõigepealt põlved alla ja siis tuleb vasak jalg ette. Pane käsi alla. Vasak käsi ülesse. Avad rindkere. Keeran jälle ennast ümber, siis sul on parem näha. Välja hingamine tuleb käe alla. Sisse hingates ülesse. Õlad vabad, alakõht töös. Sa võid jääda siia ülesse või kui see lubab, puusad lubavad, alaselg lubab, siis natukene sügavamale. Joondumine siin, põlv ja kand, see on oluline. Ja siis tuleb mu vasak käsi vasaku põlve peale. Natukene tulen toolda ennast ülesse poole, et mul alaselg ei oleks liiga nõgus. Ja alakõht töös. Lasen oma parema külje venima. Ja siis tagasi ülesse ja natukene sügavam keeramine, küünarnukk. Parem küünarnukk väljapoole vasakut põlve. Surg küünarnukki vastu põlve, põlve tagasi vastu küünarnukki. Ja siis vaatan jälle, tuon käed kummalegi poole, keeran tagumised varbad alla, tagumine põlv ülesse. Võtan käed maati pealt lahti, leian oma alakõhu ülesse, jalad tugevalt vastu matti. Ja siis sisse hingamine tõstab ja välja hingamine. Maandab. Hoiad jälle paar hingamist siin. Vaata jälle, kuidas mu istumiskont liigub alla, et ma ei aja enda alaselga liiga nõgusaks, see paneb alakõhu töösse. Võta sisse hingamine veel ja siis sinu järgmine välja hingamine. Käed on alles, astud ennast tagasi alla vaatavasse koera hiie. Põlved alla, hingad siin sisse, välja hingates rahulikult alakõht töös, tood endale kõhu alla. Võta veel üks Shalabhasana. Võid käed sõrmsjõngusse võtta ebamugavam sõrmsjõng, natukene oma tavapärast käitumist muuta. Lase jalad alla, võta käed õlgad alla, hinga sisse, võta kobra. Jälle sinu kobra võib-olla on siin alla, vaata kuidas õlad liiguvad alla, et sa ei lükka ennast ülesse siia, vaid abalud alla. Ja siis mu alakõht läheb tugevalt töösse ja siit tõstan puusad ja lükkan ennast lõksasendisse, otsa ja sinna vastu matti. Tule kõnni käed põlvede juurde, lükka ennast kandade peale istuma. Võta endal käed õlgade peale, sõrmed vaatavad ettepoole, sisse hingates vasakule, välja hingad paremale. Ja päris sultakalt puhud välja hingamist läbi nina välja. Veel mõned korrad. Ja siis keskele pidama, hinga kõigepealt kogu õhk välja, siis sügavalt sisse. Hoiad, jälle lõuga natukene rinna poole, rinda tagasi rõhu poole, käed jäävad siia, kus nad on, naba liigub selgra poole ja ülesse, silmad võib hoida kinni, pilk tuleb ülesse siia kulmukoorte vahele. Ja siis hinga kogu aeg välja lase käed
sülle hetkeks lihtsalt hoiab, hingamine kõhus. Ja siis tuleb oma istumine paremale poole. Tule võtta oma vasak jalg üle parema jala, liiguta oma parem kand eest ära, nii et su parem istumiskont on vastu matti. Kui see ei sobi paremale põlvele, siis parem jalg tuleb sirgeks. Või vahel aitab siin ka, kui sa tood oma istumise kõrgemale, et kui sul on tekki, mida võtta istumise all. Kallistame oma vasakut põlve rinna peale, võtad parema käega, võid võtta talt põlve ümbert kinni, vasak käsi tuleb selgrooga ühele joonele selja taga, või sa saad tuua endal küünalnuki väljapoole, parema küünalnuki väljapoole vasakut põlve. Ja keera vaikselt lõuga vasaku ülapoole, nii palju kui on kaelale mugav. Sisse hingamine sirutab. Välja hingamine hoiab selgroo pikkust ja võib-olla natukene aitab sügavamale keeramisse liikuda. Vaata ette, hingad sisse ja välja hingates keeramisest välja üks hingamine teisele poole. Ja siis tagasi keskele arutad jalad lahti ja vahetad parem jalg astub üle, vasak jalg on alt, kand liigub nii palju eest ära, et parem istumiskond tuleb astmati, et me ei ole niiviisi vildakalt. Aitab jälle midagi istumise all või seekord vasak jalg sirge, tee samamoodi nagu sa eelmise poole peal tegid. Parem käsi tuleb selja taha, vasak käsi kas hoiab paremat põlve või tuleb küünalnukk väljapoole. Jälle sisse hingates ma sirutan, ma ei vaju väga tagumise käe peale, vaid puusad, õlad ja puusad on endiselt kohakuti. Sisse hingamine, mis sirutab ja välja hingamine ka. Lõuk liigub ka parema õla poole. Parem jalad alt, surub tugevalt vastu matti, just kui sa seisaksid tunne jala peal. Välja, võta üks hingamine teisele poole. Ja siis tagasi keskele harutad jalad lahti. Ja nüüd vaata, kas sa võtad ennast mati peale pikali, võtad lühikese shavasana, kui sul on selleks aega, või võtad paar minutit rahulikku istumist, soovitab. Või kui sa pead oma päevaga edasi liikuma, siis teed seda. Aitäh sulle, et sa minu päevaga koos tegid. Namaste.